Ja täna ongi meil siis külas meie Rootsi külaline ja tema nüüd tutvustab meile ennast. Kes sa oled? Andersson, Svensson, Nilsson, Karlsson, Johansson, Eriksson, Bergström, Lindgren, Dahlgren. Okei, aitame nendest nimedest, et me oleme kuulnud, et sa oled avaldanud ühe raamatu ja see on ka eesti keeles ilmunud ja seal on, selle pealkiri on Südamerõõm ja raamatul on märge tüdrukutele. Et mida see tähendab tüdrukutele ja südamerõõm? Kärlek, bara kärlek. Aha, kärlik, no kena. Aga kas tuleb ka uus romaan ja seal oleks ka midagi nagu märke ka poistele? Ja. Ja kas on midagi ka sellist, kui kolmas romaan tuleks, et kus on midagi ka nagu meestevahelist südamerõõmu? Kärlek. Kärlek, ja. Väga hea, kärlek, jah. Mida me nüüd veel küsime su käest, et peaks midagi veel küsima? Et... Homod. Ja. Sa juba aimasid. Vot see on tõesti nii, et meie mõningad nagu head tuttavad, kes on nagu soomlased ja nemad nagu ütlevad, et tuleb välja, nemad väidavad vähemalt nii, et kõik Rootsi mehed on geid või homod. Kas see on tõsi? Võib-olla, jah. Võib-olla, jah. Ei ole üle loetud? Ei ole. Okei. Kas sul ka, ütleme, see härra Nilsson ja Karlsson Kattuselt on ka sul sugulased? Meil on sama ema, jah. Sama ema? Ahaa. Emal on mitu last, aga kas sul õdesi vendi ka on? Vend. Vend, jah. Ja mis see vend tegi? Ta leidsin Eesti naine. Kus ta leidis selle naise? Viru hotellis. Viru hotellist, jah. Ja. Aga vend tegi, kas ta tegi peale naise ka veel midagi? Kurat, ma ei oska öelda. Aga kas Saue midagi oli? Saue, ja, ta käisid Saue ka. Pauligis, jah. Kohviteases, jah. Okei. Ja nüüd väga pikaks nagu ei läheks, et mida sa tahaksid lõpuks nagu soovida siis meie televisiooni vaatajatele? Lycka till. Mis till? Lycka till. Okei. Me ei saa sellest aru, aga las olla siis lükka till ja nüüd lehvitame kirjanikule. Tšau. Ja järgmine kord, kui jälle lülitame sisse, siis vaatame, kes meie kaamerate on telnud, aga seekord oli meie külaliseks härra Karlsson. Aitäh, härra Karlsson. Tšau.